Peaaegu igal nädalal on kusagil uus terrorirünnak. Suuremat mure tekitab see, et terroristid pole alati uue pagulaste seast pärit, vaid on tihtipeale kodu kasvatatud tüübid. Siiski nende kasvatus on võõrkultuuris ja võõrkultuuride mõju ulatab kaugele minevikku. Ma räägiks teile püssidest, psüühikast, piiridest, pagulastest ja põhiseadusest. Algame püssidest. Mõned aastad enne seda, kui alustasin tööd Texase osariigis politsei arenduskeskuse uurimisdirektorina, toimus kohutav juhtum. 1. augustil enne päevatõusu tappis Texasi noormees Charles Whitman oma ema ja naise. Kui valgeks läks, ostis ta võltsitud panga tšekkide eest endale M1 karabiini, 8 karpi padruneid ja 2 lisasalve. Seejärel ostis ta teisest poest veel padruneid ja 12 kaliibrilise sileraudse jahipüssi. Kodus saagis Whitman jahipüssil toru ja kaba lühemaks ning pani ostetud varustuse kasti koos olemasoleva Remington 706 mm vintpüssi, 35 kaliibrilise vintpüssi, 30 kaliibrilise M1 karabiini, 9 mm püstoli, Kaleshi Brezhnev 25 kaliibrilise püstoli ja Smith & Wesson M19,357 Magnum revolvri. Whitman otsis endale kodust toidumoona kaasa, võttis oma kasti, pani selle üüritud kärule ja vedas selle Texase ülikooli torni vaateplatvormile. Järgmise 1,5 tunni jooksul tappis ta laskudega 14 ja vigastas 31 inimest. Texase veresaunal olid kaugeulatavad tagajärjed. Uudisteprogrammid levitasid ja täpsustasid sündmust mitte ainult üle Ameerika, vaid üle terve maailma. Charles Whitmani vaimuhaiguse sümptomid olid arutelu teemadeks ajalehtedes, raadiosaadetes, teleprogrammides ja vestlustes, kohvikutes ja kodudes. Rahvale tehti selgeks, et Charles Whitman oli tõesti vaimuhaige. Lahkamisel leiti tal ajukasvaja ja enne veriseid sündmusi oli ta käinud arstide ja psühholoogide vahet kurtmas oma vägivaldsete impulsside üle. Veresauna kõige suuremaks tagajärjeks oli see, et Whitmanist sai eeskuju sadadele, kes olid samuti vaimuhaiged. Whitmani näite põhjal oli kõigil teada, kuidas vaimsete häirete puhul peab käituma. Nagu nakkushaigus levisid üle Ameerikas 100 varjatud röövid ja tulistamise intsidendid. Koolitulistajad ja otsukeskuste tulistajad said oma eeskuju just sellest samast Charles Whitmanilt. Esimene juhtum oli seemneks järeltulevatele.
aga psüühikast. Vaimsete häiretega inimese käitumisviis võib olla õpitav. Üks minu endistest professoritest, Charles Erickson, tundis erilist huvi selle teema vastu. Ta pani oma raamatule pealkirjaks Schizophrenia it ain't ehk see pole skisofreenia. Erickson uuris kinnipeetud vaimuhaigeid ja leidis, et paljude käitumised olid kohapeal õpitud toimetuleku mehhanismid. Nende harjumised, kombed ja käitumised olid õpitud vaimuhaiglas teiste patsientide käest. Erinevates haiglates oli näha erinevalt käituvaid patsiente. Erinevaid käitumisi pole märgata aga ainult haiglate vahel. Erinevatel kultuuridel on väga erinevaid vaimse häirete ilminguid. Juba 1874. aastal kirjutati meeleheitel meestest Lõuna-Sulawesi provintsis Indoneesias, kes kartsid, et nende peenised kaovad ära. Seda häiret nimetati korroks ja ilmnes, et korro on primitiivse eluviisi puhul vägagi kurnav. Mehed, kes kannatavad selle tõve all, hoiavad ühe käega oma peenisest, et see ära ei kaoks. Seega on neil võimatu raskemat tööd teha. Nad ei saa kalastada, nad ei saa ehitada, nad ei saa põldu harida ja nii edasi. Mõne meelest oli koorotõbi põdejale ülimalt kasulik, sest ta pääses seeläbi töö tegemisest ja ühiskond hoolitses tema eest. Aga sarnaseid näiteid on palju. Shen Kui on Hiinas levinud sündroom, kus mehed kannatavad somaatiliste sümptomite käes, milles süüdistakse spermakadu. Lata on kummaline vaimne seisund, mis esineb Malaisias ja Indoneesias. Põdijad on emotsionaalselt nii üles keeratud, et neil ilmnevad ülepingutatud šokireaktsioonid. Neil esineb ka tahtmatuid spastilisi tõmblemisi, kui neid kõnetatakse. Tonditõbi on kultuuriga seotud sündroom, mis esineb Ameerika indiaanlaste juures, kes on veendunud, et haige on sattunud surnud inimeste mõtete mõju alla. Tati sündroom on pärit Indiast. Seal kurdavad meessoost patsiendid, et kannatavad enneaegse ejakulatsiooni või impotentsuse all ja usuvad, et põhjuseks on spermakadu urineerimisel. Amok on sündroom, mis on levinud Malai ja Filipiinide meeste seas. Neis võib ootamatult vallundada mõrvarlik hullus, kas solvangu, armukadeduse või lihtsalt meeleheite tagajärjel. Paljud juhtumid lõpevad sellega, et mees tulistab automaatrelvast oma lähedased surnuks. Sustot põevad Texase osariigi latino päritolu inimesed. Sümptomiteks on apaatia ja depressioon, mille põhjuseks arvatavasti on et hing või vaim on kehast lahkunud. Jaapanis ilmub unikaalne sotsiaalne ärevus, mida nimetatakse taijin gyofusho. Haigel inimesel esineb tugev hirm, et tema keha mõni osa häbistab, solvab või hirmutab teisi inimesi, kas oma välimuse, lõhna või liikumisega. Piblokto kujutab endast arktilist hüsteeriat. See on inuiidi naistel esinev hüsteeriline reaktsioon, millega kaasnevad ohtlikud teod ja millele järgneb mälukaotus toimunust. Shinbyung
tähendab otsetõlkes vaimuhaigus ja on levinud korealannade hulgas. Esialgsete sümptomite juurde kuuluvad nõrkus, hirm, pearinglus, isutus, unetus ja seedetrakti probleemid. Selles nimekirjas võiks olla veel hulganisti selliseid psüühilisi häireid, millest meil siin kaugeltki igaüks pole teadlik. Vanasti, kui piired olid raskemini ületatavad, jäid need häired võõraste jaoks teadmatuks. Nii nagu keel ja kultuur arenesid eri piirkondades omamoodi, arenesid ka vaimuhaiguste ilmingud erinevateks. Aga siis piiridest. Meie teadmised võõrrahvaste vaimuhaigustest ja kultuuridest on alati olnud piiratud. Me ei saa olla kunagi täielikult teadlikud sellest, mis toimub välispool oma riigi piiri või isegi oma linnapiirides, vahel lausa koduaias. Mul on meeles, kuidas üks koolitüdruk avastas, et riigipiirid on enamasti tõmmatud suurte jõgede kohale. Muidugi ta ajas segamini põhjuse ja tagajärje. Jõed, mäed, kõrbed, järved ja paksud metsad kujunesid piirideks sellepärast, et neid oli raske läbida. Seega rahvad, kes elasid looduslikult piiratud aladel, arenesid ajapikku erinevaks. Nendest, kes elasid teisel pool jõge, üle mäe, läbi metsa või üle järve. Erinevad keeled ja murrakud, rahvariided, toidu eelistused, kombed ning vaimsed häired on kõik seotud gruppide isolatsiooniga. Läbi aegade on piiritagune isolatsioon omanud suurt tähtsust. Ükski rahvas ei taha, et neid vallutaks võõras võim, mis nõuab võõrast keelt ja kombeid. Looduslikke piire kaitsti südikalt ja harva murdsid vaenlased üle piiride. Aga kui rahvaarvu paisumine, ebavõrdsus rikkuses, naabrite ahvatlevad ressursid või ambitsioonikad valitsejad põhjustasid piiride ületamist, said nendest ajaloo olulised sündmused, millest me teame tänapäevani. Piiride läbimurdmistest räägivad raamatud, filmid, legendid muistsetest aegadest, näiteks teisest Puuniast sõjast, milles Hannibal parvetas elevante üle Rooni jõe ja marssis nendega üle Alpide või sellest, kuidas Rooma legioonid ehitasid silla üle Donau jõe ja ehitasid laevad, millega läbisid Inglise kanali. Kuni moodsa ajani välja, mil Hitler murdis üle Poola piiri. Suuremad tuntud piiriületused ei põhjustanud siiski kultuuride segunemist. Ühte sulamist ega ühinemist. Rooma legioonid vallutasid suurema osa Euroopast ja Inglismaast, aga vallutatud territooriumitel ehitasid endale kindlused, milles elasid samade tavade järgi nagu oma rahvuskaaslased Roomas. Vallutajad müürisid ennast sisse võõrriikides ja ehitasid endale kohaliku piiri ümber oma elamute ja kus kindluse ja linnade müüridest, just seal, kus kindluse ja linnade müüridest ei piisanud, ehitasid veel suuremad müürid, nagu keiser Hadrianus ehitas Šotimaa ja Inglismaa vahele või hiinlased ehitasid Hiina ja Mongoolia vahele. Samuti on Eesti ajaloos selgelt näha rahvuste segregeerumist. Saksa ordurüütlid tungisid läbi Lõuna-Eesti metsade põhja poole ja jõudsid Paidesse.
Seal nad ehitasid endale kindluse, mille sisse nad ennast müürisid ja seega piirasid suhteid põliseestlastega ja taanlased, rootslased ja sakslased müürisid ennast Revali. Linna elanikud müürisid omakorda veel Toompeal elavad rüütlid sisse. Piiratud alad salvestasid uustulnukate kultuuri ja kaitsesid okupante kohaliku Eesti kultuuri eest. Piiridest läbimurd ei nõudnud kultuuride kokkusulamist. Oih, kas sina tulid mulle vaatama või? Isegi suured rahvaste liikumised esimeses ja teises maailmasõjas lõppesid sellega, et nii võitjad kui kaotajad taandusid oma riikidesse tagasi. Ole tubli. Aga räägime nüüd pagulastest. Praegu toimuv pagulaste sisserend Euroopa riikidesse on eelkirjeldatust vägagi teistmoodi. Esiteks, uustulnukad ei ole füüsiliselt eraldatud põlisrahvast. Teiseks, vasakpoolsed võimueliidid soovivad immigrante integreerida põlisrahvaga. Saksamaa paistab silma poliitikaga, mis üritab muuta pagulased vajaliku tööjõuks. Arvata on, et pagulased ei lahku nendest riikidest, mis neid lahkelt vastu võtsid. Pagulased asustavad ajutisi laagreid nagu Calais, getosid nagu Pariisi äärlinnades ja kuriteotsentrid nagu Rootsi pagulaste Rosengärdi geto. Türklastel on oma elurajoonid Saksamaal. Londonis on ohtralt Pakistani, Hindu, Bangladeshi ja kariiblaste rajoone. Need külastatakse meeleldi maitsvate toitude ja võõrtoodete pärast, aga selliste rajoonide rahvushomogeensus garanteerib, et kõik kultuuri aspektid säilivad, ka need, mis puudutavad psüühikahäireid. Ole tubli. Ma ei kahtle, et need mehed ja naised, kes aktiivselt peavad püha sõda džihaadi Euroopa kultuuri vastu, on vaimsete häiretega. Kindlasti on midagi viga nendel, kes ründavad kirveste, nugade, automaatrelvade, pommide ja autodega süütuid inimesi. Vahe on selles, et tavaliselt Euroopa kodanik, kes kannatab psüühikahäirete all, otsib endale ravi või abi tervishoiuasutustest ja ei pöördu džihaadile. Liberaalsed poliitikud loodavad paremate pagulaste väljasõelumise peale. Nad arvavad, et kui eraldada vaimuhaiged isikud sisserändajate hulgast, siis on Euroopa kaitstud. Aga probleem ei ole sõelumises. Korduvalt oleme näinud, et meid ründavad aastaid Euroopas elanud ja eeldatavalt integreeritud džihadistid. Terroristid ei pruukinud olla vaimuhaiged, kui nad Euroopasse jõudsid või isegi kui nad Euroopas sündisid. Mingil protsendil inimestel on psüühikahäireid. See on paratamatu ja vaieldamatu. Aga kuidas need häired ilmnevad, oleneb suurelt kultuurist. Isegi Euroopas sündinud terve laps õpib vanemate ja seltsiliste käest, kuidas käituda. Pariisis on rajoone, kus naisi pole näha ei tänaval, kohvikutes ega poodides shoppamas. Sellistes rajoonides kasvavad noormehed, kes teavad, et üksik tüdruk või naine, kes ilmub ilma mehe kaitseta, on seksuaalseks kasutamiseks. Sellised noormehed kaitsevad perekonna au sellega, et peksavad oma naisi, vägistavad võõraid
ja kui kops üle maksa läheb, siis panevad naised põlema või viskavad hapet näkku. Integreerimata pagulased järgivad omi kultuurilisi aspekte. Kui elu läheb sellistel raskeks või talumatuks, siis võib arvata, et nad otsivad lahendust oma kultuurist, mitte võõrustajate omast. Nende vastav käitumine on loogiliselt oodatav. Kui nende elu on raisku läinud, siis võib arvata, et nad sooritavad enesetappu, tappes samaaegselt nii palju uskumatuid kui võimalik. Ja ma lõpetaks põhiseadusest. Eesti põhiseadus ütleb, et Eesti on rahvusriik, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Eesti kultuur pole ainult keel ja rahvatants. Kultuuri juurde kuulub ka käitumine. Mina tulin Eestisse esimest korda 1975. aastal. Minu suuremaks üllatuseks oli see, et Eesti ei olnud 40 aastaga, ligi 2 generatsiooniga täielikult venestunud. Kiitsin mõttes Eesti naisi, kes olid läbi aegade võtnud endale sakslasi, taanlasi, rootslasi, venelasi ja jumal teab mis rahvusest mehi ning teinud nendest eestlased. See oli võimalik siis, kui rahvushulgad, mis liikusid üle Eesti, tulid ja läksid, jättes üksikud inimesed koha peale või kui tulijad müürisid ennast kindlustustesse, millest nad lõppude lõpuks lahkusid. Üksikuid madruseid, kes jäid sadama võlusid maitsma, oli lihtne omaks kasvatada. Üksikuid ärimehi ja kaubavahetajaid võidi ka lõimida. Aga suured rahvahulgad, kes elavad põlisrahvast segregeeritult, ei ole võimalik integreerida ega ümber kasvatada. Eesti vasakpoolsed liberaalid seletavad meile, et nemad oskavad pagulasi integreerida ja vastu võtta. Haridusministeeriumi eksperdid kiidavad, et oskavad eesti keele selgeks õpetada lühikese ajaga. Kui palju taoline jutt tegelikkusele vastab, seda on näha Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Jõhvis ja Lasnamäel. Kui Eesti poliitikud oskaksid võõrrahvaid kodustada, oleks see meil ammu silma paistnud. Poliitikute nägemus võõrkultuuridega ringi käimisest on minu arust lühinägelik ka vanglate ja pagulaskeskuste suhtes. Kui võõrrahvas segregeeritakse piiridega, ei ole võimalik neil sulanduda Eesti kultuuri. Euroopa kogemustest on näha, mis juhtub, kui vanglates on ahvatlev ususekt. Kui vanglates domineerib oma subkultuur, siis hautakse seal välja üha radikaalsemaid kuritegijaid ja terroriste. Aga kultuuride sulandumine ei toimu ainult ühes suunas. Võõrkultuuride teadmised, käitumismustrid ja vaimuhaigused hakkavad ka oma rahvale külge. Kui meie uudistes on juttu sellest, kuidas Eestis naisi põlema pannakse, siis nagu see Charles Whitmani juhtumi puhulgi oli, ei pea kuigi kaua ootama, kuni mõni segane eestlane paneb samuti oma naise põlema, tormab noori tütarlapsi vägistama või läheb noaga või autoga kellelegi kallale. Uus käitumismuster leiab ikka järgijaid. Kuigi meie poliitikud kiitlevad, et nad
kaitstes Eesti rahvast ja Eesti kultuuri, suudavad samaaegselt ka veel kiiresti ja efektiivselt pagulasi integreerida, ei usaldama nende sõnu ega tähtsaid otsuseid. Nad on juba piisavalt näidanud, et ei oska ja ei taha kaitsta rahvusriiki, mis tagab Eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi aegade.